Tere tulemast kõigile. Kellel on mikrofon praegu sisse lülitatud, siis võib natukeseks ajaks kinni panna. Ja kell on nüüd saanud juba 10:31 ja tere tulemast meie 11. digiteenuste seminarile. Täna on meie esinejaks Darja Tokranova Trinidad Wisemanist ja tema räägib teile erinevatest võimalustest, kuidas siis suhtlusrakendusi kasutada. Ja mis on nende eelised ja puudused viisakusetiketist ja turvalisusest, mida teha kahtlase kontakti korral. Ja kui siis tekib küsimusi jooksvalt, kirjutage need Teamsi chati, üleval aknal on selline mullikese ikoon ja küsimusi saame esitada siis lõpus, kui Darja on ilusti meile kõik ära rääkinud. Kena koolitust. Nii, aitäh, Darja ja tere hommikust. Üks hetk. Ahah, kõik töötab. Nii, aga äkki ma alustan sellega, et ma tutvustan end. Meil on täna 2 Darjat ja mina siis olen Darja Tokranova. Mina olen Trinidadi Wisemani kasutajaliidesse ja kasutajakogemuse disainer. Ja samal ajal ma olen ka Tallinna Ülikooli doktorant. Mul just algas 3. aasta ja kuna iga doktorant peab ka ülikoolis tööd tegema, ma olen siis ka noorem teadur digitehnoloogiate instituudis. Ja mulle väga meeldib nii õppida kui ka õpetada. Ja seega ma olen ka õpetaja, koolitaja ja minu teemad on tavaliselt kasutajaliidese disain ja graafiline disain, reklaamigraafika ja arvutigraafika. Ja igaks juhuks panen juurde ka oma e-maili, nii et saate minuga ühendust võtta. Ja minu doktoritöö teema on tegelikult seotud, mitte otseselt suhtlusrakendustega, vaid suhtlusvõrgustitega ja kuidas suhtlusvõrgustikud mõjuvad Eesti audiovisuaalsele kunstile. Nii et selline teema ja mina olen Tallinna Ülikoolis osa suurest tiimist ja see on tiim, mis uurib, mille uurimisteema on jälle digipööre ja elukestev õpe digitehnoloogiate instituudis. Nii, ja meie tänane teema on suhtlusrakendused ja alguses räägime, et mis asi see üldse on. Põhimõtteliselt, nagu me kõik teeme, vist suhtlusrakendused inglise keeles on nad instant messages või messaging service. Neid kasutatakse reaalajas teksti edastamiseks interneti või muu arvutivõrgu kaudu. Nii et need on hästi lühikesed sõnumid, kirjalikud sõnumid ja vahepeal ka voice messages või videod isegi või emojid. Ja see on väga populaarne viis, kuidas me nüüd oma sõpradega, kolleegidega ja perekonnaga ühendust hoiame. Ja tavaliselt sõnumeid edastatakse 2 või enama osapoole vahel, kui ka kasutaja sisestab teksti ja siis saadab selle vastuvõtjale. Ja nad on ühes võrgus. Tänapäevati see on kas või mobiilvõrk või Wi-Fi. Ja see on
see ei ole sama, mis on e-post, selle poolest, et need vestlused tavaliselt toimuvad reaalajas ja sellepärast on ka see instant nimi on kõrval. Ja ma kohe küsin teilt, et millised suhtlusrakendused kasutate teie oma töös või igapäevases elus ja nüüd saate mikrofoni natuke kasutada või siis kirjutage chati. Teeme sellise kiirstatistikat. Tarja, kui chatis midagi ilmub, äkki sa loed meile? Facebook. Aha. Skype, Flip, veel Facebook ja Facebook Messenger. Instant messaging, Skype, Facebook, Snapchat, Discord, WhatsApp, Teams. Instagram, LinkedIn lisanduvad veel valikute hulka. Aga okei, jah, suht palju ja suht erinevaid siis. Väga tore. Nii. Üldiselt suhtlusrakendused on nutitelefoni põhised. Mõned saab kasutada ka desktopi peal, aga ma olen raudselt kindel, et 90% kasutavad neid siiski nutitelefonil. Siis nad lasevad meil suhelda teiste kasutajatega ja jagada multimeedia sisu. Need on videod, pildid, helisõnumeid ja mis iganes, emojid. Mõned salvestavad ka sõnumite ajaloo ja mõned ei salvesta. Kui see on nagu turvalisuse teema, siis salvestamine on näiteks keelatud. Telegram näiteks lubab seda. Ja isegi telefonikõnet saab teha läbi interneti, kui meil on 4G või 5G siis, või Wi-Fi kaudu, siis me saame ka helistada. Nii, ja siin on meil selline ajatelg, mis demonstreerib, kuidas see kõik alanud ja täna me vist palju sellest ei mõtle, me lihtsalt saadame iga päev kümneid sõnumeid, mõtlemata sellele, et kuidas see kõik alguse sai. Aga tegelikult hästi päris esimene jututuba loodi sõjaväe ja valitsuslikel eesmärkidel ning nendest me täna eriti ei räägi. Aga ma lihtsalt mainin, et see juhtus kusagil 60ndate alguses ja siis, kui oli aasta, juba natuke hiljem, kui oli aasta 69, siis üks üliõpilane Ameerikas üritas saata teksti, see oli login tekst ja ta õppis Stanfordi instituudis. Nii et ta logis sisse Stanfordi uurimisinstituudi arvutisse üle esimese lingi ARPANET, see oli nimetatud, mis oli selline kaasaegse interneti eelkäija ja see oli esimene sõnum, mis oli saadetud instant messengina. Ja see kiirsõnumite saatmine muutus igapäevaseks peaaegu 30 aastat hiljem, kui aasta oli 97,
ja siis käivitati AOL, see on AOL Instant Messenger, võib-olla mõned isegi mäletavad seda. Ja see oli väga-väga populaarne ja pärast sisselogimist võisite, seal oli selline eripärasus või eriline värk, et pärast sisselogimist te võisite kuulda ukse avamise ja sulgemise helisid, kui kedagi logis sisse või välja. Eriti teie sõbralisti kontaktid. Ja siis sündis ärevuse mõistetus, kui keegi oli võrgus ja kas ta on nüüd võrgus, kas ta saab suhelda, mis ta ei reageeri minu sõnumile ja kõik see ärevus. Ja siis aastas 1996 käivitati legendaarne ICQ, ma ei tea, kas mõned mäletavad, mina kindlasti kasutasin seda ja minu emal vist siiamaani on olemas ICQ, mida ta kasutab. See oli väga-väga populaarne võrk. Ja samal aastal Yahoo, natuke hiljem, 2 aastat hiljem, aasta siis 98, siis Yahoo käivitas oma Yahoo Messengeri, mis oli nimetatud Yahoo Pager. Siin ta on, ja täitsa olemas. Ja siis 1 aasta hiljem ka Microsoft avaldas oma MSN Messengeri. Ja siis see oli ka mega populaarne juba MSN vormis ja siis seda nimetatakse ümber Windows Live Messengeriks, kui aasta oli 2005 ja see oli vist esimene võrk, kuhu oli lisatud fotojagamise sotsiaalvõrgustik, integreerimine ja mängud. See oli selline nagu fenomeen tol ajal. Ja siis oli ka MySpace ja see oli suurim sotsiaalvõrgustik, kui oli aasta 2005-2008. Ja see oli just väga populaarne platvorm muusika jagamiseks ja isegi aitas mõne muusiku karjääri käima lükata, et näiteks Justin Bieber alustas just seal. Ja tegelikult MySpace eksisteerib siiani ja see on ka üks esimesi sotsiaalvõrgustikke, mis integreeris oma platvormile vestlusteenusse. Et see oli võrgustik ja rakendus. See oli esimene kord, kui need ühendati. Nüüd see Instagram Messenger on täitsa loogiline teema meie jaoks, aga tol ajal see oli väga innovatiivne asi. Ja siis Twitter ilmus natuke hiljem ja ta avaldas otsepostitused aastas 2006, samal ajal kui Facebook tuli ka välja Facebooki vestlusega ja siis 5 aastat hiljem, kui oli aasta 11, ilmus klassikaline Facebook Messenger. Ja siis Instagram ilmus 13 aastat tagasi, 2010 ja nemad lisasid otsepostituse ja siis hääl- ja videovõimaluse 4 aastat hiljem, siis kui aasta oli 2014. Ja samuti Snapchat ka lisas täpselt 13 aastat tagasi neid ja siis muidugi ilmus
kirkaim täht, mis on WhatsApp ja seda asutati kui oli 2009 aastat ja Facebook omandas seda aastas 2014. Nii et selline pikk ja hästi intensiivne ajalugu, kus kõik on konkurendid ja kogu aeg mõtlevad midagi välja, uued feature'id tulevad. Ja siin on meil selline ajalugu ja suhtlusrakenduste lained, et esimene laine oli, kus me näeme ICQ ja AOL Instant Messenger ja siis Yahoo Messenger ja MSN. See on suhtlusrakenduste nii-öelda klassika. Siis ilmus Skype, meie Eesti Nokia, mille üle me oleme väga uhked siiamaani. Ja siis ka BlackBerry Messenger, mis minu arust ei olnud väga Eestis levinud. Mõned küll kasutasid need BlackBerry telefonid, aga kuna BlackBerry tegelikult oli väga levinud Inglismaal ja see Messenger oli just mobiiltelefoni põhine, nii et kasutada selle Messengeri, sul peaks olema just see BlackBerry telefon. Ja Eestis neid oli vähe. Ja siis Google Talk. Ja kolmas laine on kõige suurim laine, kus me näeme kõik need rakendused, mida me kasutame isegi täna, kus on WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, Viber, WeChat, mõned Kakao Talk näiteks on minu jaoks natuke tundmatu, mina ise ei kasuta seda ja isegi ei teadnud, et see eksisteerib. Aga ta on tegelikult statistika järgi, ta on oli vähemalt suht levinud ja populaarne, aga mitte praegu. Ja esimene faas hõlmas tegelikult e-posti ja teatud määral ka reaalajas vestlus chatiruumide kujul. Aga see oli rangelt ajadikute piires, see oli piiratud ja oli võimalik suhelda ainult nendega, kes kasutasid sama teenusepakkuja platvormi ja siis nad pidid olema ka samal ajal online. Ja kes on online, need on online ja ongi kõik, siis suhtled nendega. Ja sellised luksuslikud asjad nagu sõprade nimekiri funktsioon ei olnud tol ajal veel saadaval. Siis teine faas nii-öelda oli just see ICQ ja kõik teised asjad ja nende abiga sai juba reaalajas sõnumiside, mis läks üle chatroomidest, aga oli juba kureeritud sõprade nimekiri või sõprade ring, mis dikteeris, kellega saab vestelda ja võimaldas inimestel teada saada, millal sa oled vestluseks saadaval. Et näiteks ICQ-s oli selline lilleke ja siis, kui ta oli punane, siis inimene oli offline'is, ei olnud saadaval. Ja siis, kui see oli rohiline, siis inimene oli online'is ja hiljem tuli ka kõik need away statused ja mis iganes. Aga kellegagi vestlemiseks oli vaja teada nende kasutaja nime, et ilma selleta ei olnud võimalik suhelda ja leida seda kataloogist. Ja mõnes rakenduses pidi teine kasutaja ka kinnitama, et sina näiteks näed, kas ta on online'is, veebis või ta on offline. Ja siis mobiiltelefonid tulid mängu. Tol ajal nad olid veel mitte nutitelefonid, vaid tavaliselt telefonid nuppudega, aga
Enne seda kõik chatroomid, nad olid arvutipõhilised. Ja siis tuli aasta 1993 ja Soome telefonitootja Nokia esitles esimest mobiiltelefoni, mis suudab saada tekstisõnumeid ja see oli selline väga suur asi. Muidugi neid oli need varasemad tekstisõnumid, mis tuli hoolikalt sisestada numbriklahvide abil näppudega. Need oli tasuta aga oli võimalik saata inimestele, kui inimesed olid samas võrgus. Nii et see oli jälle hästi suur asi ja sellest sai standard mitmeks aastaks. Aga siis 6 aastat hiljem ületavad tekstisõnumid lõpuks võrgupiire esmakordselt. Ja siis ülikooli õpilased, nad on mega aktiivsed ja siis hakkavad muidugi kasutama seda odavat ja kiiret tehnoloogiat oma suhtlusvahendina. Ja muidugi tekstisõnumid levivad ja 2 aastat hiljem nad lihtsalt plahvatavad, nad on mega populaarsed ja ma mäletan ise kui põnev oli neid saata ja oodata, et tuli uus sõnum ja avada neid ja siis kõige viimane samm on see, et sõnumirakendused liiguvad mobiiltelefonide peal ja siis nõuavad rangemat autentimist, et see anonüümne suhtlemine läheb aina keerulisemaks. Ja samuti muudavad need kõik teie kontaktid, kes kasutavad nende tarkvarat teile kättesaadavaks, et WhatsApp teeb seda väga hästi, Facebook Messenger teeb seda nüüd ka mingil moel, et kohe, kui sa seedistad oma mobiiltelefoni ja installid näiteks WhatsAppi, siis ta küsib, et tahad, ma importeerin kõik sinu kontaktid WhatsAppile. Ja nende süsteemide jaoks pole vaja teada mingit erilist kasutajanimi või mis iganes, piisab mõnest kontaktandmetest, näiteks emaili või telefoninumbri. Nii, ja tänapäeval enamik maailma elanikkonnast, nendel on nad on vähemalt ühes sotsiaalvõrgustikus või sotsiaalrakenduses. Ja isegi ettevõtted on teadvustanud nende potentsiaali ja kasutavad suhtlusvõrgustikke, et müüki kasvatada ja klientidega isikupärasemalt suhelda, sest tegelikult see on täiesti selline personaalne suhtlemine, mis klientidele väga meeldib. Ja suhtlusrakendust kasutatakse tööriistana täna nii era- kui ka avalikus sektoris. Näiteks 3 aastat tagasi meil oli selline uudis, et riik plaanib hakata sulle teavitusi saatma läbi Facebooki või Viberi kaudu. Nii, ja nüüd räägime ka mis on suhtlusrakenduste omandused. Esimene muidugi ja kõige loogilisem asi on privaatsed ja grupisõnumid. Privaatne vestlus võimaldab privaatselt suhtlust teise inimesega, näiteks sõbra või kliendi või mõni teenindusesindajaga. Ja siis grupivestluse funktsioonid võimaldavad kasutajatel suhelda korraga mitme inimesega. Näiteks lasteaia vanemate grupp on kõige klassikaline näide või keskkooli või ülikooli vilistlaste grupp või tüdrukute õhtu organiseerimine või mis iganes.
ja on ka olemas ühesuunaline vestlus, mida nimetatakse tavaliselt kanalina või channel. Kus inimene kasutab suhtlusrakenduse lihtsalt oma avaliku blogina ja siis ta võib isegi valida, kas ta lubab seal kommentaarid või mitte või reaktsioonid või üldse mitte midagi ei ole lubatud, lihtsalt kogub inimesi kokku ja kirjutab oma blogisse. Ja siin on mul selline screenshot, kus on näha, et näiteks mõned kontaktid, näiteks Olivia või Kriis, need on privaatsed sõnumid ja lihtsalt eraisikud. Ja siin ka olemas näiteks Learn French ja Christmas meeting ja meie eeldame, et see võib olla grupid, nii et prantsuse keele kursused ja kedagi midagi orgunnib jõuludele. Nii et edasi meil on kõned ja audiosõnumid. Et täna tegelikult paljud peamised suhtlusrakendused pakuvad kasutajatele kõnefunktsiooni ja kasutajavahelisi kõnesid või konverentskõnesid ja häälteateid. Mõned need vihkavad, mõnedele need väga meeldivad, aga nendega ka saab hakkama. Kõnefunktsionaalsus on tegelikult väga kasulik spetsialistidele, kes kasutavad rakendust töö eesmärkidel ja siis nendel on käed vabad ja nad lihtsalt kasutavad seda nii-öelda diktofoonina. Siin on mul selline natuke irooniline screenshot, kus saab näha, et see on suhtlusrakendus ja see on minu meelest on WhatsApp, et see on tegelikult tekstipõhine, aga chat läheb ainult häälte teateid abil. Nii et selline huvitav näide. Ja videokõned veebikaamera abil on samuti võimalik teha. Emojid, see on ka minu meelest mega tähtis ja levinud asi. Emojid ja smailid ja reaktsioonid. Nad on, kiirsõnumite teenused on tegelikult tekstipõhilised ja siis, kuna me ei tea, mis tuju või mis hääle intonatsioon inimesel on, siis me kasutame erinevaid tööriistu emotsioonide väljendamiseks. Et vanasti kasutasime traditsioonilised naerunäod, mis oli tehtud lihtsalt klaviatuuri peal, aga nemad tegelikult olid suht nunnud, et siin on juba näha, et see naerab ja mõne on kurb ja siin isegi pisar tuli silma. Ja siis ilmusid ka emojid või emotikoonid. Need on juba väga sellised puhtad ja ilusad ja samuti väga nunnud. Ja siis, ma ei mäleta täpselt palju aastat tagasi, aga iOS ka pakkus avatarid, mis oli juba väga realistlikud ja sellised pärised multikaid juba. Nii, järgmine asi on sisse ehitatud chatbotid ja chatbotid on sellised väiksed automatiseeritud taustaprogrammid,
ja neid saab integreerida vestlustesse või kanalitesse ja siis iga kasutaja saab nendega suhelda ja mingi teatud nemad täidavad teatud funktsiooni. Botid on väga mugavad, sest nad võivad palju erinevaid ülesandeid teostada ja tavaliselt, kui see on kasutajatugi bot, siis kõik küsimused, mis tulevad, nad on enam-vähem ühesugused ja siis see on väga kasulik, et sul ei istu seal päris inimene, kes läheb närvi, vaid istub, mitte istub, vaid installitud bot, kes vastab nendele küsimustele. Ja siin on mul üks näidis on just see kasutajatugi bot, mis ise alustab suhtlust ja ta isegi teeb ettepaneku, et millised küsimused sa tahad küsida ja muidugi on olemas ka selline väike vorm, kuhu saab kirjutada midagi. Siis siin on meil näiteks ilmaboot, et saab teada prognoosi ja see suhtlus käib läbi silte või sa paned ühe kindla sildi ja siis ta genereerib sulle prognoosi. Nii, ja siis on üks bot, mida saab kasutada emailina, nii et see kuidagi teeb sinu töö natuke, saab tööd kiiremalt teha. Ja muidugi reaalajas asukoha jagamine, live location, mis praegu vist kasutavad ka kõik takso äpid, Bolt kindlasti kasutab ja Uber kindlasti kasutab. See on hästi levinud ja mugav. Ja seda saab kindlasti kasutada WhatsAppis. WhatsApp võimaldab kasutajatel jagada oma praegust asukoha reaalajas ja see on kasulik näiteks kokkusaamise korraldamisel sõpradega, et kui vanasti me helistasime ja küsisime, et kus sa oled, ma ei näe sind, kus sa oled, ikka ei näe sind, siis lihtsalt praegu share'id oma asukoha, jagad seda ja inimene ise leiab sind asukoha järgi. Siis Facebook Messenger, selle kaudu ka saate jagada oma asukohta oma sõpradega ja isegi saab jagada oma asukohta pidevalt. Nii et kui te veel olete teel ja veel liigute, siis te saate teistega seda jagada. Snapchatis on selline asi nagu SnapMap funktsioon, mina seda isiklikult ei kasuta, aga samuti võimaldab kasutajatel näidata, et kus nad hetkel asuvad. Ja Apple sõnumid või iMessage'i kaudu samuti nendel on asukoha jagamise võimalus, aga see tähendab, et seda saab teha ainult iOS-i kasutajatega. Kui mõlematel on iPhone, siis seda saab kasutada. Ja muidugi peab öelda, et olge alati ettevaatlik, kui te jagate oma asukohta, eriti võõraste inimestega. Ja alati kasutage neid funktsioone teadlikult ja tavaliselt saab valida, kas ma jagan nagu live location, et seda, kus ma olen
ja siis, kui ma liigun, seda enam ei ole näha või ma jagan seda näiteks pidevalt, siis tasub kuidagi meeles pidada, et kui kaua ma tahan seda teha ja mõned rakendused võimaldavad tegelikult seda jagamise piirduda, et pakuvad ise näiteks 15 minutit jagad ja siis see katkestab, et see on midagi, mis tuleb meeles pidada. Siis mängud ja meelelahutus. Mõned rakendus sisaldavad meelelahutuseks rakendussiseseid mänge. Ma usun, et Facebook kindlasti teeb seda ja Yahoo Messenger tutvustas selliseid funktsiooni, kus kasutajad saavad mänge mängida ja neid reaalajas oma sõpradele näidata. Ja Messengeri rakenduses on sisse ehitatud võimalus mängida arvutimängi vestluses otse, aga mina isiklikult jälle seda eriti ei kasuta. Tetris ja Blackjacki. Ja maksed. Maksed on midagi, mis minu meelest Eestis ei ole veel integreeritud, aga jah, see on suhteliselt uus omadus ja see funktsionaalsus võimaldab inimestel kasutada ühte rakendust nii suhtluseks kui ka finantsülesannete täitmiseks, et näiteks kui sa tahad maksta sõbrale, ma ei tea, kinopiletite eest, siis see on väga mugav. Ja suuremad platvormid nagu Facebook, Messenger, MetaPay juba pakuvad maksefunktsiooni ja see funktsionaalsus on tõenäoliselt varsti saab standardiks. Sellepärast ma otsustasin, et ma ikka räägin sellest, isegi kui see Eestis ei ole veel saadaval, aga igas juhuks tuleb mainida. Nii, ja siis mis on populaarsed suhtlusrakendused sellel aastal? Muidugi see on Facebook Messenger. See on tõenäoliselt enamikele kasutajatele kõige lihtsam valik, sellepärast kui sa oled juba Facebooki kasutaja, siis sa saad Messengeri sisse logida oma kontoga, ei ole vaja registreerida nullist või mis iganes ja see muidugi teeb selle kasutusele võtmise veelgi lihtsamaks. Ja Facebook on selline väga suur ja võimekas platvorm ja see Messenger on samuti võimaldab story'd näiteks teha ja siis teha grupichatid ja videokõnesid ja pildid jagada ja mis iganes, nii et see on hästi võimekas. Teine on meil Viber ja ta tegelikult sarnaneb Messengeriga ja võimaldab kontaktidega suhelda erinevatel viisidel. Erinevusena toimub see rakenduse aktiveerimine telefoninumbri põhiselt, nagu tegelikult WhatsAppis, kui ma ei eksi. Ja see äpp võimaldab tuvastada automaatselt telefonikontaktide põhjal juba rakendust kasutavad inimesed ja näitab neid eraldi ka kontaktide loendis. Ja välimus on enam-vähem selline klassikaline. Ja siis WhatsApp, mis on ka väga sarnane Viberiga ja hästi populaarne ja samuti siin on toetatud sõnumid, grupivestlused, failide saatmine ja muidugi ka helistamine ja videokõnesid. Ja rakendust on lihtne kasutada ja see näeb kena välja ja on ka eestikeelne versioon.
Kasutuselevõtt on jälle väga lihtne ja see on mobiilinumbri põhine. Nii et sidud seda telefoninumbriga ja ongi kõik tehtud ja seda on ka võimalik kasutada arvutiga. Nii, Skype ja Skype for Business. Skype on maailma kuulus ja Skype'i asutajad olid Niklas Zennström ja Janus Friis, aga selle esmase koodi kirjutasid eestlased Jaan Tallinn, Ahti Heinla ja Priit Kasesalu. Ja Skype oli algselt mõeldud arvutiga kasutamiseks, kuid praegu toimib see edukalt ka nutiseadmetes. Ja Microsoft ostis seda aastas 2011 ja see rakendus võimaldab kasutajatel omavahel sõnumeid saata, lisada neile erinevaid emotikoone ja saada ka faile ja pilte, et selline jälle kuldstandard. Ja kuna Skype on loodud helistamise eesmärgil, siis saab sellega loomulikult teha nii hääl kui ka videokõnesid ja saab nii Skype'i sees ja muidugi saab ka raha lisada oma kontole ja siis helistada muudele riikidele ja numbritele. Ja kõnede hea kvaliteet võrreldes konkurentidega on Skype'i suur pluss. On olemas ka Slack ja Slack on pigem selline professionaalne suhtlusrakendus. Slacki tegevus on jagatud meeskondadeks ja kanaliteks, channels, kus toimub kogu kommunikatsioon ja infovahetus. Ja hea asi on see, et ühe meeskonnaga võib liituda praktiliselt piiramatu arv kasutajaid ja iga kasutaja võib luua piiramatu arvu kanaleid vastavalt erinevatele teemadele. Ja siis see laseb luua eraldi kanali, näiteks iga tööprojekti jaoks ja siis liita seal suhtluses töötajad ja kliendid ja siis kommunikatsioon on kohe võimalikult kiire ja läbipaistev ja vahetu. Ja muidugi saab suhelda ka täiesti privaatselt. Ja siin on screenshoti peal me näeme, et meil on näiteks marketingu tiim chat, et meil on olemas mingi meeskond, mis tegeleb marketinguga ja siis seal on erinevad kanalid, üks tegeleb social media ja teine on disainitiim ja nii edasi. Nii et kõik on hästi ilusti grupeeritud ja sorteeritud ja see kasutajaliides on hästi selline intuitiivne ja lihtne. Telegram. Telegram on väga turvaline, sest see kasutab täiustatud krüpteerimisstandardid, mis võimaldab suhtlusrakenduses hoida turvatuna. Ja lisaks sellele saavad kasutajad saata sõnumeid ning määrata need automaatselt kustutamisele mingi kindla aja pärast, kas või sekundi pärast, see on ka võimalik. Telegram võimaldab luua ka oma autorikanaleid või blogid, kus inimene publitseerib artikleid või retsensioonid ja nii edasi ja kanali saavad siis jälgida teised kasutajad. Tavaliselt nad seal ei osale, nad ei saa postitada seal, aga kanali autor otsustab, kas ta laseb kommenteerida seal või reaktsioonid panna, et mõned otsustavad, et kommenteerida ei saa, aga südameid võib panna. See on ka variant. Ja interface on jälle minu jaoks on väga sarnane WhatsAppiga ja väga selline mugav ja hea äpp.
ja Discord. Discord on sõnumiteenuse sotsiaalne platvorm. Kasutajatel on võimalus suhelda häälkõnede, videokõnede, tekstisõnumite ja osaleda kogukondades, mida nimetatakse serveriteks, et see on selline Discordi eripärasus. Ja Discord on üks populaarsemaid viise, kuidas mängijad suhtlevad internetis. Ma kohe näitan. Nii, siin on meil Discordi screenshot. Tegelikult see on enam-vähem sarnane Slackiga, et siin on mitte meeskonnad, vaid teemad. Et näiteks siin teemadeks on chat ja siis uudised ja sündmused. Nii et ja siis gruppide sees seal on kanalid, kus kõik osalevad. Ja siis on olemas ka WeChat, mis, ma ei tea, äkki kedagi kasutab, kui te kasutate, siis võite chati kirjutada, aga mul oli selline mulje, et see on leevinud pigem Aasias ja WeChat on hetkel kõige populaarsem suhtlusrakendus Hiina turul ja ta pakub muidugi sellised funktsioone nagu hääl ja tekstivestlus, videote jagamine, kiirsõnumid ja isegi rahvusvaheliste kõnede tegemine ja nii edasi. Aga peale seda WeChat on selline väga suur maailm, sest ta sisaldab miljoneid teisi rakendusi selle WeChat rakenduse sees. Ja need rakendused võimaldavad kasutajal osta näiteks kinopileteid või tellida taksot või maksta toidu eest ja nii edasi. Et see on selline väga suur ja mahukas asi, mis jääb tegelikult peale seda sul pole midagi vaja, kõik on WeChati sees, et see on palju rohkem kui lihtsalt suhtlusrakendus. Ja siin mulle meeldis selline vestluse anatoomia näide, kus me näeme, et meil on group chat, see on kokkade chat. Seal on muidugi sõnumid ja siin me näeme, et meil on ka 12 reaktsiooni. Siin on ka failide jagamise funktsioon, et meil on mingi menüü jagatud. Samuti sõnumeid saab ka kustutada, et Tommi sõnum oli eemaldatud admini poolt ja siis muidugi meil on sellised sinised linnukesed, mis signaliseerivad, et see sõnum oli nähtud chatis. Nii, ja siis meie järgmine teema on viisakus ja etikett suhtlusrakendustes. Ja selline asi number 1, mis ei ole võib-olla raudne reegel, aga tegelikult hea, kui te lisate kedagi, keda te isiklikult teate, sest üldine reegel on, et enne vestlemisest te peate temaga tutvust teinud päriselus. Ja kui teate inimest ainult sotsiaalmeedia kaudu ja pole temaga kunagi kohtunud, siis võib-olla hea alternatiiv on email.
Aga see ei ole alati reegel, et näiteks kui te Facebooki Marketplace kaudu midagi ostate, siis minu meelest on täitsa okei Messengeris suhelda. Muidugi hea tava on alustada vestlus tere või hei ja siis kontrollima, veenduma, et see on neile sobiv aeg vestluseks, et no lihtsalt küsida, et kas sul on praegu mugav minuga rääkida. Sest vastasel juhul võite neid segada või isegi katkestada. Ja kui vestlus lõpuni jõudnud, siis muidugi võiks tänada pühendatud aega eest ja hüvasti öelda. Ja muidugi olge eelistatud suhtlusstiilist teadlik, et see suhtlusrakenduste kasutamine võib olla teatud inimeste jaoks on väga häiriv, kuna see on selline üsna pealetükkiv suhtlemisviis, sõnum ilmub kohe ekraanile ja siis võib-olla isegi mitu sõnumit järjest tulevad ja nad võivad tunduda lausa ründena. Ja peaksite alati kohendama oma suhtlusstiili vastavalt teisele inimesele. Kas see on näiteks kolleeg või ülemus või kliendid või sõbrad või pereliikmed. Ja sellest sõltub ka formaalsuse tase nii-öelda. Sõnumisside on sobiv kiire reageerimise vajadusega suhtlemiseks. Et küsige endalt, kas see sõnum nõuab vastuvõtjalt aega mõtlemiseks ja kui jah, siis võib pigem saata e-kirja või näiteks kooskõlastada aega ja siis helistada neile. Ja muidugi olgem ettevaatlikud, kui me kasutame lühendit, sest on tavaline kasutada sõnumis lühendeid ja kiirvõtet, nagu näiteks LOL või NP, pole probleemi. Aga veenduge, et kasutatav lühend oleks asjakohane ja kuldreegel on tavaliselt kasutada neid, mis on tuntud ja mille täienduste vastuvõtja raudselt mõistab. Ja kui olete ebakindel, siis kõige turvalisem tee on kirjutada terve sõna või lause. Tegelikult ma leidsin isegi, oli Postimehel vist üks lugu ja nemad tegid statistikat, et mida kasutavad Eestis. Ja Eestis palju kasutatakse väljendeid nagu LOL, OMG ja OFC, mis tähendavad naerma või oh jumal ja loomulikult. Ja samuti tekkinud ka eestikeelsed lühendid, et GLE ehk kuule või GDS ehk kodus. Ja kolmandaks kasutatakse ka mõnikord lihtsalt sõnade esi- või lõputähti, et näiteks V tähistab sidesõna või ning W tuleb inglisekeelsest sõnast with ehk koos, et selline keeruline side. Ja siin on tegelikult terve nimekiri, mis on kasutuses. Ja muidugi ära muuda kohtumise aegu ega kohti kiirsõnumis, sest inimene võib olla juba teel ja ta ignoreerib telefooni vibratsioonid ja kiirsõnumite meeldetuletusi ja siis ta lihtsalt ei näe, mida teie seal kirjutate. Ja kui siiski kavatsed viimasel hetkel kohtumise aega või kohta muuta, siis raudne valik on helista inimesele. Ja selline delikaatne asi, et
et ära saada halbu uudiseid kiirsõnumi kaudu. Kiirsõnumid on liiga juhusliku iseloomuga, et pidada olulisi vestlusi ja eriti negatiivseid. Kindlasti ei tohi kiirsõnumite kaudu teatada kolleegile või töötajale, et nad näiteks ei ole valitud projekti jaoks. Lühikese sõnumi korral on tegelikult raske teada saada, mis toon on inimesel ja millise tooni sa edasi annad ja seega on ohutum piirduda ainult neutraalsete või heade uudistega. Nii, ja siis turvaline suhtlemine. Mul on siin selline statistika, et tegelikult läbi suhtlusrakenduse tehakse 10% pettumuskeeme, nii et see on hästi suur protsent. Ja see pettumine ja kelmid ühesõna seda nimetatakse phishing ja phishing on selline levinud küberkuritegevuse tüüp, kus ründajad üritavad saada teie isiklikke ja tundlikke andmeid pettuste eesmärgil. Ja tavaliselt need andmed on järgmised, et muidugi isiklikud andmed, nimi, perekonnanimi, isikukood Eestis ja telefoninumber. Siis sisselogimisandmed, kõik paroolid, kontrollsõnad, siis muidugi Eestis on ka PIN1 ja PIN2, samuti pukkkoodid ja info sõpradest ja sugulastest. Siin on mõned näided ja skeemid ja skeem number 1 on tegelikult mega levinud viimasel aastatel vist kõige levinud skeem. See on sinu turvalisus, on meie prioriteet. Ilmub mingi uus tundmatu kontakt. Tavaliselt nimi sisaldab viide usaldusväärsele organisatsioonile. See võib olla pank või kindlustus või politsei. Seal on olemas muidugi esinduslik pilt, et mingi onu ja ülikond on peal. Ja see tavaliselt kasutab hirmutamise strateegiat, et kirjutab, et teie pangakontol on toimunud kahtlased tehingud ja sellepärast palun öelge mulle oma kasutajatunnus ja siis me saame neid peatada. Ja see on screenshot vist Eesti politsei leheküljest ja muidugi sa pead öelda ei, aitäh ja paned teda blokki. Siis see on ka populaarne skeem, et sinu pakk on teel ja ainult üks asi on puudu. Ja tuleb nii emailina kui ka SMS-ina kui ka läbi suhtlusrakenduste kaudu. Ja nimi tavaliselt sisaldab viide mingi usaldusväärsele organisatsioonile, kas see on Smartpost, Omniva või mis iganes. Tuleb kaasa mingi tuntud logo, siin on Omniva ja kasutab hirmutamise strateegiat pluss ka ootusärevust, et sa juba nii tahad oma pakki kätte saada, sa oled nii motiveeritud, et vaatad, olgu, ma maksan sulle 2 eurot, aga palun anna seda mulle. Ja siis saavad nad kätte sinu panga andmed, mis on muidugi paha. Ja kolmas strateegia on selline, teie suhtes on käimas ja siis midagi. Ja tavaliselt saatja nimi on seotud mingi õigus, kuritegevuse ja kohtuasutustega.
siin on väga huvitav riiklik politseidirektoraat, mis Eestis tegelikult ei eksisteeri, aga kõlab kuidagi väga tõsiselt. Kasutusel on ametlik keel ja välimus, kõik templid, allkirjad, asutuste logod ja vormid ja mis iganes, mida rohkem, seda parem. Ja kasutab hirmutamise strateegiat ja isegi eluohu piiril. Nii et see on juba tõsine asi, kui tuleb mingi menetlus ja siin ei saa mitte midagi aru, sest see keel on väga imelik ja keeruline. Ja see, kui te näete, seal on ka ajapiirang, et seda rangelt 48 tunni jooksul ja nii edasi, et siis inimene on juba paanikas ja muidugi, mitte muidugi, vaid väga motiveeritud seda kuidagi lahendada ja võib-olla annab oma paroolid ja nii edasi. Aga kuidas siis end kaitsta? Muidugi ära jaga tundlikke andmeid Messengeri kaudu, isiklikke andmeid nagu parooli, krediitkaardi andmeid või sotsiaalkindlustuse numbrid, e-kirjade kaudu ja suhtlusrakenduste kaudu, isegi kui see tundub tulevad usaldusväärsest allikast, sest täna tavaliselt kõik pangad ja politsei kirjutavad, et me ei küsi mitte kunagi sinu andmed, aga siiski. Siis kontrolli URL-i, sest tavaliselt legitiimsetel veebisaitidel on tavaliselt see turvamärk olemas, HTTPS ja õige domeeni nime. Ja siis õpi tundma phishing märke, õpi tundma tüüpilisi märke nagu ebatavaliselt palved isiku teabe jagamiseks, õigekirja või grammatikavead, kahtlased või ebaloogilised loode kirjades ja nii edasi. Ja muidugi õpi ja harjuta hea küberhügieeni, kasvata oma teadlikkust ja jaga seda teiste pereliikmete ja kolleegidega. Nii, ja nüüd meil tuleb üks praktiline ülesanne, mis on suhtlusrakenduses kasutajate grupi loomine, see, mis nimetatakse group chatina. Selleks on teil kuskilt 5 või 10 minutit. Kui te olete valmis, siis lihtsalt kirjutage chati, et tehtud ja siis Darja jälgib, kui meil on hästi palju tehtud, siis liigume edasi. Palun vali üks, tavaliselt see on enam kasutatav töös suhtlusrakendus ja loo seal oma raamatukogu töötajate grupp, kus saate raamatu teemalisi meeme või nalja üksteisele jagada. No nii, ja nüüd palju praegu aega on, Darja? Meil on veel natuke aega, 27 minutit ehk teeme nii, et 11:45. 11:40, okei, 45. Küsimustega. Okei, teeme nii. No nii, kell on 45 ja siis ma äkki näitan, kuidas seda saab teha WhatsAppis ja huvitav. Kuidagi numbreid ta ei näita meile, aga siin on 1, 2, 3 ja 4. Ja esimene samm on uus grupp, et meil on olemas nupp uus grupp, new grupp, siis leiame ja vajutame seda. Siis me valime tuleviku grupi osalejad, lisame kontaktid, kes sobivad sinna gruppi. Siis valime, mis on grupi nimi ja grupi pilt või avatar või user pic. Ja kinnitame, vajutame luua, create ja siis naudime suhtlust. Ja siin on tegelikult minu WhatsApp, sellepärast kõik minu kontaktid on blurritud,
aga peamine asi, et seal, kus esimene screenshot on olemas selline roosa raamike ja selle raami sees te näete, et on olemas selline lause nagu new group. Klikkime ja siis näeme osalejate nimekirja ja hetkel mul on rohkem kui 1000 kontakte, nii et valime. Hetkel mul on valitud 1, aga järgmisel screenshotil mina valisin juba 3 ja siis kohe näeme, et seal nad on, Leena, Eugenia ja Carmen ja järgmine samm grupi nimetamine, siis meil tuleb õpiränne Hispaaniasse, saab ka pilti panna, kui on soov ja siis klikkime create ja ongi tehtud. Nii, aga ma tänan teid ja meil on tegelikult natuke aega küsimuste jaoks. Jah, üks küsimus on tulnud. Kas ja kuidas on võimalik Messengeris oma asukohta jagada? Mõtlen just pidevat jagamist näiteks grupivestluses teekonna jälgimise mõttes. Ma tegelikult ei ole kindel, et ma saan seda kirjeldada, aga ma saan seda näidata. Ja siin on, ma ei tea, Darja, ütle mulle, et kui ei ole näha, aga... Praegu paistab. Nüüd on tunne. Siin on selline plussike, kuhu me saame vajutada ja siin on olemas location ja kui vajutada sinna, siis mina isegi vajutan. Nii, siis meil on olemas selline nupuke share live location ja vajutades selle nupule te näete, et ta pakub ise, no vähemalt WhatsAppis ja Telegramis, ma usun, et on olemas selline funktsioon, kas te jagate 15 minutit või tunni jooksul või isegi päeva jooksul on olemas selline funktsioon. Ja lisaks sellele Darja veel reklameeris mulle, et meil tegelikult oktoobri alguses, see on 3. oktoober, tuleb järgmine koolitus, mis on transport ja navigeerimine. Nii et võib-olla seal on ka midagi sellel teemal. Aga kui see on kõik, siis ma tänan teid. Aitäh kõigile osalejatele ja aitäh, Darja, sulle selle väga põhjaliku koolituse eest. Ja meie järgmine koolitus tegelikult toimub juba sellel neljapäeval. Margit Leesik tõstis käe. Võib ja siin Androidis vajutad vestluses 4 täpi peale ja all vasakus nurgas on location ja saad sealt valida. Aha, no vot. Et ja Facebook Messengeris on ka selline 4 täpi all olemas. Et kuskil lisavalikutes on see igal pool. Ja neljapäeval on siis virtuaalse nõustamise meetodid, kus esineb teile Madeleine Tults. Et kohtumiseni teile. Head aega!